Ja tere õhtust, vabariigi kodanikud on taas valmis alustama. Eestlased pidavad olema sallimatumad kõige teistsuguse ja muu vastu kui enamus teised Euroopa rahvad ja riigid. Kas see tõesti on nii ja kui, siis miks see nii on? Sellest me täna ka räägime. Stuudio ja külalised. Mart, sinu vöökäär on üldiselt teada, aga mis sa arvad, kus... Kellele teada? Psühholoogiatele, jah. Et mis sa arvad, mille nahka need õhtumaa väärtused on siis läinud? Või sa oma paljudes kirjatükkides tegelikult nagu natukene nagu igatsed neid taga? Nagu möödunud talvel und? Jah, no üldiselt on niimoodi, et eks ma olen harjunud ülikoolis umbes 1,5 tundi järjest rääkima, nii et meil ei ole isegi siin saates selleks nii palju aega. Aga tegemist on Euroopas siiski, kui nüüd hästi lühidalt öelda, väga evolutsioonilise protsessiga. Ja see evolutsiooniline protsess on alanud kusagil 14. sajandi lõpul, 15. sajandil ja põhimõtteliselt jõudnud juba esimeste tuumakate tulemusteni renessansi ajal, no ütleme, see on pikk periood, aga ütleme siis renessansi ajal kusagil 16. sajandi alguseks. Ja edasi, mis see tähendab? See tähendab seda, et teatud niisugused keskaegsed religioossed dogmad ja ka sotsiaalsed vahekorrad hakkasid murduma, hakkasid muutuma. Tekkis Euroopas indiviidi kesksus esimest korda ja küll see ei olnud indiviidi kesksus niisugune, nagu me teda tänapäeval tunneme, kuid ta mingil määral juba tuli. Inimene oli midagi jumalast sõltumatumat, eraldi seisvamat, kellele tuli ka tähelepanu pöörata. Edasi me tuleme sealt järgmiste suurte etappidega, millest on siis kusagil, ütleme, 16. sajandi keskpaigas on usupuhastus, on reformatsioon, kus Martin Luther, Calvin ja mitmed teised toovad inimese oma soovide, oma pühendumise, oma isikliku suhtega Jumalasse fookusesse ja nihutavad jällegi sellest vanast keskaegsest paradigmast edasi. Mart, aga kui me selle Jumala nüüd vahele jätaksime. Ja nüüd me tuleme kõige tähtsama juurde. Ma kardan, et kõige tähtsama juurde, me tuleme valgustusajastu juurde, millel põhinebki tänapäeva Euroopa maailma, valge maailma indiviidi keskne liberaalne maailmakäsitlus. Ja see on pikk evolutsiooniline protsess. Aga kas selles on midagi halba? Ei, selles ei ole midagi halba. Inimesed naudivad vabadusi. Ma lihtsalt tahan öelda, et see ei ole selline murdumine, see ei ole revolutsiooniline protsess, see on pikk evolutsiooniline protsess. Ja kui me räägime praegu sallivusest ja sallivuse kuidagi introdutseerimisest Eesti ühiskonda teatud küsimustes, siis meil püütakse minu meelest teha seda liiga revolutsiooniliselt, mitte evolutsiooniliselt. Ja inimesed on põhiosas üsna konservatiivses. Kui nad ei ole oma nahal tunda saanud, kas see kõrvetab või ei kõrveta, siis nad ei torma nii väga sinna katta. Meil ei ole aega, vaata, meil on nii kiire. No, ma ei räägi mitte saates pole aega, vaid meil inimestel, kes me elame sellel planeedi peal, meil ei ole aega, et oodata veel 6 sajandit, et kõik oleks jube evolutsiooniline. Kui me tahaksime puu otsast alla tulla, siis teeme hüppe, me hakkame seda tüve ronima. Ei, ma võrdlen lihtsalt selle protsessi pikkuse. Ja siin on nüüd üks küsimus. Küsimus on selles, et aga miks me eeldame, et see, mida meie praegu propageerime Euroopas sallivuse nime all, et need on kõik õiged lahendused. Kas nad on teatud ajalistele katsumustele vastu pidanud? Me ei tea seda veel. Me oleme teise maailmasõja järgsel ajajärgul tohutu pikkade sammudega edasi liikunud selles, mida me nimetame sallivuseks. 60. aastat minu noorpõlv on selles suhtes murranguperiood. Kõik need emantsipatsioonid, mis sel ajal tulevad, eks ole. Aga me oleme sellest edasi jõudnud kõigest võib-olla ühe põlvkonna võrra. Me ei tea, mis vapustusi need emantsipatsioonid pikemas perspektiivis võivad kaasa tuua. Et selles mõttes ma tahaksin rõhutada just seda evolutsioonilist momenti, mitte revolutsioonilist momenti. Laseme asjadel minna ja areneda. Täpselt nii. Okei. Kui me kardame neid emantsipatsioone, kas see tähendaks siis seda, et me pigem hoiame ennast vaos, me ei lase arengutel nii vabalt edasi kulgeda, nagu nad muidu kulgeksid, sellepärast, et me oleme hirmul mingisuguste võimalike plahvatuste ja võimalike katastroofide ees? Minu arvates me näeme neid plahvatusi juba. Kui siin
ühtedel andmetel 1,4 miljonit inimest ja teistel andmetel 300 000 inimest Prantsusmaal homoabielude vastu protestisid, siis me näeme, et siin on väga suur ja räige kogemus. 40. aastal oli eestlasi 96% või 97%, eks ole, nüüd on meid 2/3 ja oli mõnda aega tagasi veel vähem. Et ühtaegu meid pandi mingisuguse fakti, et teil on hoopis teine ühiskond. Ja no see allaneelamine käib tegelikult siiamaani. Aga põhimõtteliselt me enam ei räägi ju nendest teistest, eks ole, kes meie kõrval elavad. No räägime ikka küll, lihtsalt võib-olla ametlikult nii palju ei räägi, aga tegelikult ikkagi räägime ja kui me vaatame seda, see on kõik teoorias, on see väga ilus, aga olete Harlemis käinud New Yorgis või? Minge, vaadake, mis teiega juhtub seal. Nii et need asjad ei ole nii lihtsad. Aga see ei ole ju argument sallivuse vastu. Ta on lihtsalt argument selles suhtes, me teame valgenahalisi heteroseksuaalseid mõrtsukaid ka. Erinevad, ütleme siis nimetame kogukonnad, nad ikkagi tunnetavad mingisugust omamoodi identiteeti ja ega nad nii väga segunema ei kipu. Ja New York on suurepärane multikulturaalne linn, aga kui te seal New Yorgi, ütleme Manhattanil käite ja seal on tõesti igasuguseid inimesi, siis koju lähevad nad oma rajoonidesse. Valge keskklass läheb oma rajoonidesse, mustad lähevad oma rajoonidesse, kollased lähevad oma rajoonidesse. Siin on ikkagi teatud identiteedid, mida ei ole võimalik ainult propagandaga lahustada. Ja on teatud ühiskonnad, mida nimetatakse hellitlevalt sulatusahjudeks, aga ilmselt temperatuur ei ole ikka piisavalt, näiteks siis Soome välja arvatud islamiusuliste suur tulek põhjustab põliselanikkonna kannatusi. Ma toon lihtsalt konkreetse näite, et ollagi konkreetsem. Et me saaksime nendest vahedest aru. Mis te arvate? Me võime ainult arvamust avaldada, ega me ei saa ju öelda midagi väita. Ei no tuletame meelde seda Muhamedi pilapiltide skandaali, mida iganes. Mart. Mis on kannatus? Kannatus tuleks defineerida sellisel juhul. Ma võin tuua oma elust näite. Üks põhjus, miks ma kolisin ühest elukohast ära, oli see, et trepikojas elasid inimesed, kellega ei olnud võimalik koos elada. Nad ei olnud nende väärtuste jagajad, mis on nagu minu jaoks elementaarsed, normaalsed igapäeva elu ja olmeväärtused. Ja kaua sa siis sõdid nende inimestega? Ja siin on teatud niisugune võib-olla ka kultuuride ja tsivilisatsioonide kokkupõrge. Neid momente me ei saa ikkagi ju välistada. Huntington on kirjutanud terve raamatu tsivilisatsioonide kokkupõrkest ja see on reaalsus, mida ei maksa päriselt ignoreerida ja öelda, et see on sallivuse nappusest tingitud. Ei ole sallivuse nappusest tingitud. On erinevad traditsioonid, on erinevad tõekspidamised. Ühed tähistavad ühtesid pühi, teised tähistavad teisi pühi. Küsimus on ikkagi selles, et kui näiteks Inglismaal moslemid hakkavad nõudma, et kuuske ei tohi tuppa tuua, kuuske ei tohi linna peaväljakul lehtida, seepärast, et see solvab neid, sealiha ei tohi süüa, kaupluses ei tohi müüa, see solvab neid, siis siin on ikkagi midagi paigast ära. Just nimelt, aga siin me läheme juba teiste õiguste piiramise juurde, mitte iseenesele õiguste nõudmise juurde, mitte me ei jää selle soovi juurde, et meie praktikad oleksid ka aktsepteeritud teiste praktikate seas, vaid me tahame hakata teiste aga minu kogemus näitab seda, et sellistel juhtudel hakatakse süüdistama britte sallivuse nappuses. Brittidel ei ole ikka piisavat mõistmist ja tolereerimist moslemite traditsioonide, kultuuri ja arusaamiste suhtes. Me rõhutame, kas me otsime neid näiteid sellest vallast, kus see sulatusahi on hästi toiminud ja kus tõepoolest on toimunud selline mitmekesistumine, sulandumine, integratsioon selle kõige positiivsemas võtmes või keskendume siis... Aga neid näiteid, positiivseid näiteid vist eriti palju ei ole. No Holland, eks ole, aga... Ma ütleksin, et see on nagu toidu keetmine, et kahtlemata teatud koguses niisugused värsked vered, geneetilised lisandused tulevad kasuks, aga kui sa toidule soola liiga palju paned, sa rikud ta ära, kui sa toidule paned mingit vürtsi liiga palju, sa rikud selle ära. Tekivad konfliktid, kui tekivad erinevate arusaamistega kogukonnad, siis tekivad konfliktid ja sinna ei ole midagi parata ja see on nii, sest mõlemal on oma arusaamad ja mõlemad tunnevad, et meil on piisavalt suur mass taga. Me näeme seda ka Eestis tegelikult. No, probleem Eestis ongi selles, et ei ole piisavalt dialoogi.
et küsimus on selles, et ega siis see iseenesest ei juhtugi, et sellega tuleb tööd teha. Tuleb tööd teha sellega, et siin on riigil on oma roll, siin on kogu ühiskonnal, iga ühiskonna liikmel on oma roll selles, et ta õpiks tundma seda teist inimest, kes elab tema riigis ka, et lapsest peale seda inimest kasvatatakse nagu selles kontekstis, et ta teab, et ühiskond on tänapäeval selline, et siin on erinevaid inimesi, on olemas, eks ole, inimesed, kes on teise nahavärviga, kes on, eks ole, mehed, naised. Aga nad on kuidagi tekkinud, kui me räägime nendest erinevatest, siis nad on kuidagi ju siia tekkinud. Kas siis nad on tekkinud, aga nad evolveeruvad edasi. Mart räägib justkui mingisugustest kogukondadest, mis oleksid juba valmis, neil oleks nagu mingisugune oma metafüüsiline põhistruktuur, mis kunagi ei muutu. Aga igasugused kultuurid, kaasa arvatud see meie Eesti oma, ta on tekkinud, on kasvanud, on arenenud, on muutunud samamoodi. Ma väga vabandan, ma olen elanud natuke kauem kui teie ja ma olen lapsepõlvest peale näinud seda evoleerumist või kuidas te ütlete, evolveerumist. Täpselt nii, nagu olid konfliktid minu lapsepõlves, täpselt samamoodi on konfliktid praegu. Neid peidetakse praegu rohkem. Minu lapsepõlves käis üks seltskond rusikas taskus, nüüd käib teine seltskond rusikas taskus. Ma ei näe siin praegu lahendust sellepärast, et ei ole dialoogi, aga dialoogiks peab olema mõlemapoolne valmidus, aga meil jäävad need valmidused teatud väga kindlate seisukohtade taha, nagu kännu taha pidama. Kindlasti on ka eestlastel oma eelarvamused ja oma võib-olla liialdatud ootused. Aga teiselt poolt, kui ikkagi okupatsiooni ei taheta tunnistada, kui oma veresüüsid ei taheta tunnistada, kui oma ajaloo käsitlust peetakse õigemaks, siis on väga raske ka seda dialoogi käivitada ja seda dialoogi läbi viia nii, et tõepoolest elame sõbralik. Räägime sellest, mis nagu potentsiaalselt võib tulla, et suur maailm meie ees on lahti, eks ole. Euroopa on lahti, meie asi, mida me siis nagu lubame, mida me heaks kiidame, kui palju neid võõraid teistsuguseid me siia sisse laseme. Aga selleks on seesama seadusandlus, millest me alustasime. Ja, et näiteks Soome ja ülejäänud Põhjamaad on, Island välja arvatud, on täiesti erinevas olukorras, eks ole. Soome ei ole lubanud neid sisse. Ja teised ilmselt kannatavad rohkem. No üldiselt on ikkagi nii, mida homogeensem on ühiskond, seda vähem konflikte selles on. Jah, võib-olla see on igavam ühiskond. Võib-olla selles ühiskonnas ei ole teatud niisugust loomingulist impulssi nii palju. Ma olen sellega nõus. Aga kahtlemata on see ühiskond stabiilsem ja rahulikum. Ja me näeme, ega rahvusriik ei ole jäänud kusagile mingisse ajaloo hämarusse. Rahvusriik on küllalt. Armeenia on sisuliselt 100% rahvusriik. Island on sisuliselt 100% rahvusriik. Jaapan on sisuliselt 100% rahvusriik. Aga kui me läheme Aafrikasse, siis me ei näegi rahvusriike ja me näeme palju konflikte. Jah, ma olen täiesti nõus, et see on valiku küsimus. Kas me tahame, et Eesti oleks selline enesesse kapseldunud, suletud ühiskond või me tahame, me siin ju räägime innovatsioonist, tehnoloogia arengust, me tahame siin, oleme uhked selle üle, et meil on siin Skype, arendatakse Skype'i, eks ole siin. Me justkui tahame näida väga uuendusmeelsetena, aga see ei laiene millegipärast sotsiaalsetele küsimustele. Et see Skype'i insener, kes siin Eestis on, see peaks ikkagi olema selline tõeline Eesti rahvuslane, eks ole. Rahvuslane, sellist heteroseksuaalne. Aga paraku see inimene sellist asja välja ei mõtle. Multinatsionaalsemat seltskonda, kui Skype'i oma annab. Aga püüaks nagu mingisuguse kompromissi, mingisuguse kuldse kesktee leida. Mina ei püüa väita seda, te olete must võib-olla selles mõttes natuke valesti aru saanud, et Eesti peaks laudadega kõik uksed, aknad kinni lööma ja mitte piuksugi siia kedagi teist ega värsket õhku sisse laskma. Kuid see peab olema meie oma vastuvõtuvõime piirides. Mitte nii, et me lööme kõik uksed, aknad lahti ja ütleme, kõik 7 miljardit, kes te tahate, käige siit läbi. Nauding tuleb mulle kuidagi tuttav ette. Et ma ei saa aru, kuidas see nauding peaks kahanema või suurenema, kui need inimesed saavad mingisuguse paberi selle kohta. No ma ka arvan, et nii ei tohiks juhtuda, aga paraku inimeste taju paistab suures osas seda moodi liikuvat. No Mart, sa oled sõnatu. Ma olen heteroseksuaalne mees. Ma olen 2 korda abielus olnud, ma olen tundnud suurepäraseid naudinguid ja ma ei saa küll kuidagi nõustuda sellega,
et homode mingisugused, ma ei tea, nende naudingud, minu naudingud kuidagi ära võtaksid. Ma kuulasin neid intervjuusid ja mulle jäi kõrva see, et päris mitmed ütlesid, et lastega seoses nad ei taha kuidagi seda asja aktsepteerida. Ja ma arvan, et see on tegelikult, see ongi see koht, kus inimesed tunnetavad teatud loomuvastasust. Meil on ikkagi väga sügavalt, ilmselt geenidega, ilmselt looduses, ilmselt ka traditsioonidega, ilmselt ka religiooniga sisse juurdunud see arusaam, et lapsed vajavad ema ja isa. Lapsed vajavad terviklikku perekonda ja seda terviklikku perekonda ei saa neile pakkuda samasoolised, kes võivad täpselt samuti lahku minna, mis siis saab lastest ja loomulikult ei saa samasoolised pakkuda seda, mida ma võin teile öelda. Ma olen üles kasvatanud terve hulga lapsi. Seda eeskuju, mida annab ema, seda eeskuju, mida annab isa, need tööd ja oskused, mida annab ema, need tööd ja oskused, mida annab isa, seda ei ole samasoolised võimelised. Sa leiad, et ikkagi traditsioonilisi soorolle ei ole võimeline samasooliste perekond. Ei, aga need lapsed on seal neil ju niikuinii olemas. Kellel niikuinii on olemas. Samasoolist. Ei, mitte selles mõttes, et nad neid koos teevad, aga nad ju kasvatavad. Põhimõtteliselt on ju võimalik ju seda last ju saada sinna perekondi ja nad juba ju seda teevad. Hiljuti jooksis meediast läbi uudis, et Ameerika lastearstide ühing pooldab homoabielude või samasooliste abielude seadustamist, sellepärast, et jällegi statistilistel andmetel ei olevat mitte mingisugust vahet nende laste kognitiivses, sotsiaalses, emotsionaalses arengus. Pigem isegi rääkivad andmed samasooliste vanemate ka perekondadest pärit laste kasuks. Pigem olevat nende kognitiivne ja sotsiaalne areng ees eakaaslastest. No mina ütleks selle peale, et me kõik kuuleme siin kliima soojenemisest igasuguseid uurimusi ja siis meil kuuleme teisi uurimusi, mis ütlevad, et kliima soojenemist ei ole. Aga nii ongi. Nii et ma võtaksin väga skeptiliselt. Mul on kahtlane tunne, et need on ikkagi väga kallutatud uurimused, mis töötavad teatud stereotüübi kasuks. Kas sa soovid kellegi õigusi nagu kaitsta või sa soovid kellegi õigusi piirama hakata või neid mitte lubada? Aga me soovime traditsioonilise perre õigusi kaitsta. Ja mulle tundub, et neid rünnatakse praegu, neid traditsioonilisi ja rünnatakse väga süstemaatiliselt ja mitte ainult Eestis. Ja ma ei ole muide üldse nõus sellega, et see oleks nagu mingi nõukogude aja taak. Ma arvan, et prantslased ei ole nõukogude aega tundnud, aga ometi näete, 100 000 inimesed tulid protestima. Aga need olid 100 000 inimesed, samas ikkagi üle poole elanikkonnast on homoabielude poolt Prantsusmaal vastavalt statistikale. Me praegu tahame seda tänavamäsu näha kuidagi mingisuguse prantslaste üldise vastuseisuna geiabieludele, aga see ei ole nii tegelikult. See ei ole ainult, ja ma olen ka selle vastu, et kuidagi see nool suunata Eesti rahva peale, et Eesti rahvas on kuidagi eriti sallimatu. Ma arvan, et need probleemid on laiemad ja need on üle-euroopalised. Generatsioonilised probleemid on üpris sarnased, ma arvan ka. No okei, aga nad ju elavad juba koos ja nad kasvatavad juba lapsi, et selles mõttes, kas ei tule mitte tunnistada, et see vajab ju õiguslikku regulatsiooni? Kas või nende laste pärast? Aga ma ei näe ka selle õigusliku regulatsiooni juures erilisi probleeme. Kõik on võimalik seadusandlikult vormistada. Pärandi küsimused on võimalik vormistada, igasugused vara üleandmise kohustuste küsimused, nii nagu meil on tuhandeid ja tuhandeid nii-öelda vaba abielupaare, kus täpselt samuti ei ole mingit seaduslikku katet ega kaitset sellele asjale ja kõik on võimalik tsiviilkokkulepete ja seadusandluse korras lahendada. Ma ei näe üldse mingit probleemi. Kes diskrimineerib? Mitte keegi ei diskrimineeri. Aga kas te ei tundu, et see kära alati, kui keegi midagi ütleb ja siis läheb niimoodi käib pauk, eks ole, et kära on sellepärast alati nii suur, et vastukära on veel kõvem? Poliitikud koguvad hääli sellega. Seda ka kindlasti, see on veel üks eraldi aspekt. Jutt ei ole isegi meie puhul mingisugusest love parade'ist, mis peaks mööda vanalinna kõndima, vaid lihtsalt tuleb üks artikkel ja läheb lahti jälle. No jah, aga vaata Mart, kui sa leiad, et abielu ei anna mingisugust lisaõiguslikku kaitset nendele samasoolistele paaridele, miks neile ühesõnaga abielu institutsioon on nagu dekoratsioon? Miks seda dekoratsiooni sel juhul keelata samasoolistele paaridele? No see homode abiellumine, see kujuneb selliseks staatuse näitamiseks või showks, sest on ikkagi haruldane, kui näiteks üks naine pruutkleidis ja siis teine naine ülikonnas astuksid altari ette ja see paar ise teeb kõik selleks, et see oleks võimalikult pompöösne, et kõik näeksid, et meie oleme sellised ja see on nendel, ma arvan, selle abielu taotlemise kõige esimene mõte.
mul on selline tunne, et see on niisugune egotripp suurel määral. No ma ütleks, et Mari kindlasti teab täiesti vastupidiseid andmeid just õigusliku kaitse puudumise kohta. Ma ütlen, et õiguslik kaitse selles mõttes seda ma soovitan lugeda meie seda analüüsi, et seal on väga selgelt välja toodud, et ma soovitan, et mis on see erisus ja kuidas, kui palju rohkem peavad või mõnel juhul ei saagi nagu neid õigusi kaitsta. Aga jah, ma arvan, et see, kui pompööselt keegi oma abielu korraldab, ma arvan, et see on ka, see ei olene üldse kuidagi kellegi seksuaalsest sättumusest või sellest, kellega abiellutakse, kas teise nahavärviga inimesega või teisest soost inimesega, et siin minu meelest mingit suurt vahet, inimesed on erinevad ja see ei ole üldse küsimus. No meil on tõsised demograafilised probleemid Eestis ja mitte ainult Eestis, tegelikult Euroopas tervikuna on demograafilised probleemid. Ja sellest seisukohast mina arvan, et peaks olema lisaks Inimõiguste Keskusele ja lisaks veel võib-olla seal mingitele pagulaskeskustele ka terve hulk MTÜ-sid, mis saavad võib-olla samuti riiklikku rahastust, mis uuriksid, mida teha siis traditsioonilise perekonnaga, kas see on lootusetult minevikku jäänud asi, mida teha demograafilise kriisi ületamisega, aga eile tuli jällegi ajalehe vahel, Postimehe vahel tuli mingisugune õnnetu pagulase lugu mulle. Jälle mingisugune flyer, eks ole. Mart, sinu hommikusöögid on rasked. Iga kord sa pead midagi sellist lahti. Sest hommikusöögi kõrval on lihtsalt ajaleht, eks ole. Õhtusöögi kõrvale nüüd meie saateaeg paraku on läbi. Ja ei ole midagi teha, sellepärast, et AK tungib vägisi eetrisse. Head külalised, aitäh teile täna siia saatesse tulemast ja nendel teemadel rääkimast ja meie oleme taas tagasi nädala pärast.